Moslemid üle kogu maailma tähistavad Eid al-Adha püha. Nad lähevad mošeesse palvetama ja korraldavad kitse, talle, lehma või kaameli ohverdamist. Teel mošeesse tervitavad nad üksteist ja soovivad head püha. Kõigepealt soovin kõigile head püha. See on ohvripüha. Me ohverdame siin loomi ja tähistame püha nii, nagu meie prohvet soovis. Ja me teeme seda, mida varasemad põlvkonnad on teinud. Mul on täna üks lammas. Igast perest sõltub see nende eelarvest. Igaüks teeb nii, nagu soovib. Aga tegelikult peaksime ohverdama ühe looma pere kohta. See pidustus tähistab prohvet Ibrahimi valmisolekut ohverdada oma poeg Ismail pärast seda, kui Jumal tuli tema juurde unes ja käskis tal seda teha. Lõpuks sekkus Jumal ise ja saatis jäära, kes ohverdati Ismaili asemel, nagu seisab Koraanis. See püha toimub islamikalendri viimasel kuul, Zulhidžal, mil moslemid peaksid sooritama hadži ehk püha palverännaku Mekasse. Ma ütlen midagi, mida Jumal palus mul öelda. Täna toimub püha Eid al-Adha palvus, pärast mida ütleb šeik mõned head sõnad selle püha kohta. Mida me sellel pühal teeme? Kuidas me ohverdame talle, Jumalale? Muidugi tahtis meie prohvet Ibrahim teha seda, mida Jumal temalt palus. Ja kui ta tuli täitma Jumala tahet, saatis Jumal talle, mis oli Ismaili asemel. Ja sellepärast me ohverdamegi. Loodan, et kõigil tuleb rõõmus püha. Tähistamiseks lähevad moslemid Eidi hommikul mošeesse erilistele palvetele. Pered külastavad ka kalmistul lähedasi. See on võimalus inimestel kokku tulla, sest nad ei ole alati vabad, vaid ainult pühade ajal. Nii tulevad inimesed siia lahkunuid mälestama. Ärgem unustagem, hoidkem neid oma mõtetes, sest ka meie jõuame lõpuks siia. See on tuntud tava. Paljud moslemid tähistavad püha, korraldades loomaohverduse, et austada prohvet Ibrahimi valmisolekut. See on moslemitele sümboolne meeldetuletus järgida Jumala käsku. Mõned pered ohverdavad loomad ise, teised aga annetavad raha usaldusväärsetele heategevusorganisatsioonidele või ühendustele, kes korraldavad ohverduse ja jagavad liha pere nimel. See püha on moslemitele võimalus keskenduda vaimsele vastutusele, eneseanalüüsile ja uuenemisele. Nad paluvad Jumalalt, et ta puhastaks neid nende varasematest pattudest ja laseks neil uuel aastal uuesti alustada.